Venemaa on sõjatsoon. Jah, kogu Venemaa. Lennubaasid põlevad, naftarafineerimistehased leegitsevad, droonid tabavad sihtmärke sadade miilide kaugusel rindest, nagu see poleks midagi erilist. Kohad, mis pidid olema puutumatud, saavad nüüd pihta. Ja sõnum on selge. Ükski koht pole turvaline. Ja siin on see osa, mis Moskvale tõeliselt haiget teeb. See ei juhtunud üleöö. See on kestnud aastaid. Üks rünnak korraga. Iga üks neist sügavam, kavalam ja raskem peatada. Venemaa arvas, et võib lihtsalt üle Ukraina piiride marssida ja võtta mida tahab. Venemaa ei oodanud suurt vastupanu ja kindlasti ei arvanud, et peaks kunagi taluma vasturünnakuid omaenda pinnal. Aga Venemaa eksis rängalt. Ukraina pani vastu. Ukraina kaitses oma territooriumi. Ja aja jooksul läks Ukraina veelgi kaugemale, saates droone, rakette ja korraldades isegi terveid sissetunge Vene piirkondadesse. Tükkhaaval, üks rünnak korraga, tõi Ukraina sõja Venemaa enda pinnale. See muutis kogu riigi aktiivseks sõjatsooniks, nii et riigi endine kaitseminister ja praegune julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu tunnistas 2026 aasta märtsis, et ükski Venemaa piirkond ei saa end turvaliselt tunda. Siin on ülevaade sellest, kuidas olukord selleni jõudis, kuidas Venemaa ebaõnnestus täielikult oma eesmärkide saavutamisel ning kuidas Ukraina tõusis üles ja trotsis kõiki ootusi, andes oma vaenlasele karmi vastulöögi. Sest kui sõda algas, oli mõtegi sellest, et Ukraina suudaks korraldada isegi väikese rünnaku Venemaa pinnal peaaegu mõeldamatu. Need kaks riiki olid küll naabrid, keda sidusid tihedad ajaloolised ja kultuurilised sidemed, kuid sõjalises mõttes olid nad teineteisest valgusaastate kaugusel. Üks neist oli tõeline sõjalise maailma Goljat, ajalooline jõud, kellel oli üks maailma suurimaid ja tugevamaid maismaa armeesid. 1000 tankid, 10 000 soomusmasinad, Nõukogude laod ääreni täis soomustehnikat ja laskemoona, tohutul hulgal suurtükke, pomme ja rakette, mis olid valmis tekitama kujuteldamatut hävingut. Lisaks sellele uhkustas Venemaaga maailma juhtivate õhu- ja merevägedega ning ligi miljoni tegevteenistuses oleva sõjaväelasega. Vastupidiselt sellele oli Ukraina suurte sõjaliste jõudude seas vaevu märgatav. Seda ei peetud üldse tõsiseks jõuks, mistõttu paljud eksperdid arvasid, et kui Venemaa peaks tungima, siis Ukrainal oleks raske tõsist vastupanu osutada. Isegi kõige optimistlikumad analüütikud arvasid, et Ukraina suudab ehk kaitsta osa oma territooriumist, kuid ei näinud ette, et Kiievi väed suudaksid põhjustada Venemaa varadele või infrastruktuurile tõsist kahju väljaspool oma piire. Kuid ei läinud kaua aega, kui ilmnesid esimesed märgid Ukraina varjatud tugevusest. Tõepoolest, juba sõja esimestel kuudel hakkasid levima kuulujutud. Levisid sosinad rünnakutest Venemaa sees asuvatele rajatistele, näiteks naftabaasile Belgorodi piirkonnas. Paljud neist juhtumitest jäid kinnitamata. Mõnda neist peeti isegi Kremli poolt teadlikult välja mõelduks, et õhutada avalikkuse viha Ukraina vastu ja tugevdada toetust sõjale. Kuid nädalate ja kuude möödudes näis, et neid juhtumeid hakkas toimuma üha rohkem. Venemaa piirialadel toimusid kahtlased plahvatused, naftabaasides puhkesid tulekahjud ja toimusid isegi droonirünnakud. Hiljem selgus, et vähemalt osa neist rünnakutest ei sooritanud mitte Ukraina väed, vaid Venemaa enda sõjavastased rühmitused. Rühmituse Stop the Wagons diversandid hävitasid näiteks oma riigi raudteetaristut, et aeglustada varustuse ja laskemoona jõudmist rindele. Ja kuigi Ukraina polnud nende rünnakute eest otseselt vastutav, olid need esimesed tõendid selle kohta, et Venemaa ei pääse sellest niinimetatud sõjalisest erioperatsioonist puhtalt. Ja 2022 aasta lõpuks, vähem kui aasta pärast sõja algust, viis Ukraina läbi oma esimese kinnitatud rünnaku. Tegelikult lausa 2 rünnakut. Need toimusid Engelsi ja Tagaliivo lennubaasides sügaval Venemaa territooriumil, palju miile Ukraina piiridest kaugemal. Neid baase kasutati Venemaa kõige väärtuslikumate ja arenenumate pommituslennukite hoidmiseks. Lennukid nagu Tupolev 295 strateegiline pommitaja, mis võeti kasutusele Nõukogude Liidu ajal ja mida kasutatakse tiibrakettide rünnakuteks Ukraina taristu pihta. 2022 aasta 5. detsembril süütas Ukraina mõlemad need lennubaasid, kostsid plahvatused ning teatati nii taristu kui ka lennukite kahjustustest. Järgmine rünnak tabas Engelsi lennubaasi mõned nädalad hiljem, 26. detsembril andes väärtuslikku tõestust, et esimesed löögid polnud üksikud juhused ega õnnetus ning et Ukraina oli täiesti valmis ja suuteline tabama venelasi seal ja siis, kui nad seda kõige vähem ootasid. See oli esimene kord, kui Venemaa tõeliselt tundis, et sõda jõuab koju kätte.
kuid see ei jäänud viimaseks. 2023 aastal hakkas sõda muutuma. See oli alanud tavapärase konfliktina, kus Venemaa toetus suuresti tankikolonnidele ja soomukitele, püüdes oma vastast üle jõu käia. Ukraina kaitsjad kaevasid samal ajal kaevikuid ja rajasid kindlustatud positsioone, kasutades kõiki relvi ja suurtükke, mis neil kätte õnnestus saada, et tõrjuda vaenlase rünnakuid. See oli kurnamissõda, kus võitlus käis edasi-tagasi ega erinenud eriti paljudest teistest konfliktidest, mis oli toimunud maailmas 20. ja 21. sajandil. Kuid siis tulid droonid. 2022 aasta lõpuetappidel ja 2023 aasta alguses hakkas Venemaa üha sagedamini kasutama droone, et korraldada õhurünnakuid Ukraina rindepositsioonidele ja tsiviilinfrastruktuurile. Ukraina oli sunnitud end kaitsma uue ja hirmuäratava ohu eest, mis oli kiire, odav ja Venemaale lihtne massiliselt toota. Sellise eest, mida sai kasutada tohututes kogustes. Õhus sumisevad lõhkelaenguga drooniparved, mida on radariekraanidel raske tuvastada ja mida on üllatavalt keeruline tavapäraste kaitsevahenditega alla lasta, suutes ühe öö jooksul põhjustada kohutavalt palju kahju. Aga Ukraina ei jäänud lihtsalt selle uue droonisõja ajastu all kannatama. Ta õppis sellest, ta kohanes ja hakkas arendama omaenda kodumaist droonitööstust. Kui Moskva suutis seda teha, siis suutis ka Kiiev. Ja 3. mail 2023 sai maailm aimu, milleks Ukraina droonid suutelised on, kui mitu neist tabasid taas üht Venemaa lennuvälja. Seekord Brjanski piirkonnas. Tabati 2 sihtmärki, veel 2 hävitati täielikult. Üht drooni ei leitudki. Samal päeval ilmusid teated ka droonirünnakust Kremlile endale, mis on Venemaa valitsuse asupaik. Hiljem samal kuul märgati Moskvas veel droone. 8 neist jõudsid pealinna. Ja kuigi need ei tekitanud tol hetkel suurt kahju, oli see siiski tohutu uudis. Ukraina, see väike riik, kellelt keegi ei oodanud isegi tõsist vastupanu, oli kuidagi suutnud korraldada rünnaku Venemaa pealinnale peaaegu 300 miili kaugusel oma piiridest. Venemaa pealinn ja suurim linn, kus elab üle 13 miljoni inimese. See sama koht, kus riigi jõukaimad oligarhid ja näiliselt kõikvõimas president Vladimir Putin veedavad suure osa oma ajast, sai Ukraina relvadega pihta. Kui Kiiev suutis sellise asja korda saata juba sõja esimesel aastal, samal ajal kui tuli tõrjuda tugevaid Vene rinde pealetunge ja peaaegu pidevaid õhurünnakuid ööpäeva ringselt, siis milleks veel võiks ta võimeline olla? Me pidime sellele peagi vastuse saama. 2023. aasta jooksul muutusid Ukraina droonirünnakud üha tavalisemaks, kuid Kiievil oli varuks midagi veel suuremat. Hiliskevadel ületasid relvajõud Ukraina piiri ja sisenesid Venemaa Belgorodi piirkonda, andes märku esimesest suuremast maismaarünnakust, millega Venemaal tuli silmitsi seista. Väed koosnesid peamiselt mitte ukrainlastest vabatahtlikest, näiteks Kremli vastastest Vene rühmitustest, nagu Venemaa Vabaduse Leegion, samuti teistest võitlejatest Poolast ja Valgevenest. Kuid see oli siiski sõja suurim piiriülene rünnak kuni selle hetkeni. Vabatahtlikud võitlejad saboteerisid, kahjustasid ja hävitasid Vene infrastruktuuri ja varustust, toetades samal ajal Ukraina kaitsjaid Sumõ ja Harkivi suunal. Nad mõjutasid sügavalt ka Kremlit teenivate vägede moraali. Paljudele neist sõduritest oli valetatud. Neile oli öeldud, et nad on kangelased, kes saadeti missioonile Ukraina vabastamiseks. Neile pandi uskuma, et Ukraina rahvas võtab nad avasüli vastu, et nende sõjaline erioperatsioon saab mõne nädalaga läbi ning et Vene lipud heisatakse Kiievi tänavatel kergesti. Need väited ei olnud mitte ainult ilmselgelt valed, vaid nüüd olid opositsioonijõud sõna otseses mõttes Venemaa väravate ees, murdes läbi ja tungides nende kodumaale. Mitte midagi sellest ei pidanud juhtuma ja paljude jaoks Venemaal oli see hetk, mil esimest korda tundus, et sõda väljub kiiresti ja ohtlikult Kremli kontrolli alt. Ja asi oli kohe muutumas palju hullemaks. Aga enne kui sellesse süveneme, siis just sellepärast me teeme The Military Show'd, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. 2024. aasta osutus konfliktis pöördeliseks aastaks mitmel erineval moel. Putin ja tema Kremli kaaslased lootsid, et just see aasta on see, mil Vene armee murrab Ukraina lõplikult, korraldades ülekaaluka pealetungi kogu rinde ulatuses, et purustada riigi kaitse ja sillutada tee võidule. See ei läinud aga sugugi nii. Selle asemel, et nõrgeneda, muutus Ukraina 2024. aastal märgatavalt tugevamaks. Ukraina droonirünnakud Vene sihtmärkide vastu muutusid sagedasemaks ja strateegilisemaks.
Kiievi komandöörid hakkasid sihtmärke valima veelgi hoolikamalt, keskendudes mitte ainult lennubaasidele ja laskemoonaladudele, vaid ka naftataristule. Nad mõistsid, et nafta oli võib-olla kõige olulisem ressurss, mis Venemaal kasutada oli, sest just nafta toitis Kremlile kuuluvat sõjamasinat nii otseselt kui ka kaudselt. Seda kasutati kütusena, mis hoidis tankid liikumas ja pommitajad õhus. Ja see tõi ka tohutul hulgal raha Venemaa majandusse, mida Putin sai kasutada sõja jätkamiseks, sõdurite palkade maksmiseks ja suuremahulise sõjatehnika tootmise kulude katmiseks. Kui Ukraina suudaks hävitada Venemaa naftataristu, võiks ta potentsiaalselt sõja võita. Ja just seda ta tegigi. 2024. aasta jooksul toimus vähemalt 84 kinnitatud Ukraina rünnakut Venemaa naftataristu vastu, peamiselt rafineerimistehaste, aga ka torujuhtmete ja mahutite pihta. Ukraina raevu täielikku jõudu tundis ka sõjaline taristu ja enam ei olnud tegemist ainult droonidega. Kiievi kiiresti arenev kodumaine kaitsetööstus tootis samuti suuremaid ja paremaid rakette, mis suutsid lennata kaugemale ja kiiremini kui varasemad. Isegi ületades paljude lääne laskemoonade võimekust, mida Ukraina liitlased üle Euroopa ja mujalt olid Ukrainasse saatnud. Sellel perioodil toimus näiteks üle 50 Neptun raketirünnaku ning isegi kaugmaa droonirünnakuid sihtmärkidele, mis asusid ligi 1000 miili kaugusel Venemaa territooriumil, nagu Kupoli elektromehaaniline tehas Iževski piirkonnas. See oli ka umbes samal ajal, kui Ukraina liitlased lõpuks lubasid kasutada oma relvi sihtmärkide ründamiseks Venemaa territooriumil, mitte ainult okupeeritud aladel. Ka see muudab Ukraina Moskva jaoks suuremaks ohuks, kuna Euroopa Storm Shadow'd ja Ameerikas toodetud raketid langevad lennuväljadele ja teistele olulistele objektidele. Ka merel oli Ukraina oma rünnakutes väga aktiivne. Ukraina korraldas arvukalt laastavaid lööke Venemaa kurikuulsa Musta mere laevastiku vastu, uputades selle lipulaeva ristleja Moskva 2022 aastal ning hävitades praeguses sõjas veel mitmeid dessantlaevu, raketilaevu ja isegi allveelaevu. Lõpuks oli kahju nii suur, et Vene komandöörid otsustasid suurema osa laevastikust turvalisematesse vetesse ümber paigutada, viies ära alused, mis varem olid strateegilistes kohtades otse Krimmi ranniku lähedal. See mitte ainult ei muutnud neid laevu Ukraina territooriumi raketirünnakute mõttes vähem ohtlikuks, vaid avas ka koridorid vilja ja teiste kaupade ekspordiks Ukrainast, andes riigi raskustes majandusele taas veidi hoogu. Siis järgnes veelgi suurem rünnak, Kurski sissetung. 6. augustil 2024 tõid Ukraina väed sõja kibeda reaalsuse Venemaale tagasi nagu kunagi varem, luues oma enda uue rindejoone Kurski piirkonnas. Neil polnud kavatsust Vene territooriumi üle võtta ega tsiviilisikuid tappa, nagu Kreml oli Ukrainas oma sõjamasinaga teinud. Selle asemel oli see strateegiline otsus, viis suunata Vene vägesid ümber, kuna nad olid hakanud mõnes teises piirkonnas Ukraina positsioone arvuliselt üle kaaluma ja üle jõu käima. See sundis venelasi oma jõude hajutama ja ressursse jagama, et Kurski sissetungile vastu seista, andes sellega Ukraina vapratele kaitsjatele aega ja hingamisruumi. Alguses kohtasid Ukraina väed vähest vastupanu. Piirkonnas polnud piisavalt Vene sõdureid, et tõsisemat vastupanu osutada ning paljud neist olid kogenematud ja ettevalmistamata sellise sissetungi jaoks. Selle tulemusena hõivas Kiievi armee kiiresti strateegiliselt olulised linnade külad, võttis vange ning hävitas või hõivas kõik Vene varustuse, mis teele jäi. Oma tipul oli Ukraina relvajõududel sõjaline kohalolek enam kui 80 Vene asulas ning nad pidasid vastu kuni 2025 aasta märtsini, mil Kiievi komandörid tegid mõistliku otsuse taanduda. Venemaa püüdis seda kujutada mingisuguse võiduna. Tegelikkuses oli see aga ränk kaotus. See oli esimene kord aastakümnete jooksul, kui mõni vaenlase vägi suutis ületada Venemaa piiri ja võtta kontrolli osa selle territooriumist. Ja isegi kui Ukraina lõpuks piirkonnast lahkus, tekitasid nad siiski palju kahju ja ohvreid ning jätsid venelastele tegelemiseks miine ja improviseeritud lõhkeseadeldisi. See hajutas samuti vaenlase tähelepanu piisavalt kauaks, et Ukraina saaks taastuda ja koonduda teistes rindepiirkondades, takistades Kremlil vallutamast ühtegi suuremat linna või asulat. Üldjoontes oli 2024 aasta Ukraina jaoks muljetavaldav, kui rääkida edukatest vasturünnakutest vaenlase vastu. 2025 aasta oli veelgi parem. Aasta oli vaevu alanud, kui Ukraina droonid sihtisid juba Moskvat. Korraldati massiivne rünnak, milles osales 240 mehitamata õhusõidukit, mis saadeti Ukrainast üle piiri ning ründasid nii sõjalisi kui ka naftataristu objekte erinevates Venemaa piirkondades. Ja see oli alles algus.
2025 aasta jooksul muutusid Ukraina droonirünnakud Vene positsioonidele igakuistest või 2 nädala tagant toimuvatest rünnakutest peaaegu igapäevasteks. Selleks ajaks oli Ukraina droonisõja kunsti täielikult omandanud ja ületas oma vastast nii mitmekesisemate ja tõhusamate droonide tootmises kui ka nende kasutamises taristu hävitamiseks ja vastase moraali murdmiseks. Samuti tootis Ukraina mehitamata õhusõidukeid palju suuremates kogustes kui kunagi varem, kasvades 20 000-lt 6 kuni 200 000-ni. Sõjatööstustehased, naftarafineerimistehased, laod, lennuväljad. Üks sihtmärk teise järel lendas Ukraina kamikaatse rünnakutes õhku ja süttis. Rünnakud naftataristule muutusid sagedasemaks ja Putin hakkas tundma tagajärgi seal, kus see talle kõige rohkem korda läheb – majanduses. Ukraina rünnakud läksid Venemaale hinnanguliselt maksma $12 miljardit, kuna loendamatud gallonid naftat põlesid ära ja tootmisvõimsus vähenes oluliselt. Droonid ja raketid hävitasid ka mõned Kremlile kõige väärtuslikumad sõjalised varad, nagu õhutõrjesüsteemid ja radarid, mille koguväärtus ulatub miljardite dollariteni. Seejärel tuli kõigis kõige laastavam ja ikoonilisem rünnak – operatsioon Ämblikuvõrk. 1. juunil 2025 viis Ukraina ellu plaani, mille ettevalmistamine oli kestnud üle aasta. See peitis 10 droone mitmete veokite pardale, mis saadeti seejärel erinevatesse strateegilistesse asukohtadesse üle Venemaa, otse suurte lennubaaside kõrvale. Kui veokid olid positsioonil, avati need ja droonide parved lasti valla, külvates tuld Venemaa tuumavõimekusega pommitajate ja teiste lennukite pihta. Teatete kohaselt hävitas rünnak umbes 1/3 Venemaa pommituslennuväest, hävitades või kahjustades miljardeid dollareid väärt Kremli tehnikat kõigest 1 päevaga. Musta mere laevastik oli samuti Kiievi sihikule võetud. Toimus mitu suurt rünnakut 2025 aasta jooksul, mille käigus kahjustati ja isegi uputati mitmeid Vene laevu. Hävitati olulist meretaristut Benolossieski allveelaeva sadama juures ning saadeti Kremlile selge sõnum. Pole vahet, kui kaugele sa jooksed või kuhu sa oma laevad peidad, need leitakse üles ja need hävitatakse. Nii jõuamegi aastasse 2026 veel ühte pöördelisse aastasse sõjas, mis Venemaa sõnul pidi kestma vaid mõned nädalad. Pärast aastaid kestnud pingutusi, aastaid kannatusi, aastaid Venemaa lakkamatute rünnakute talumist, oleks Ukraina võinud hakata kõikuma. Tegelikult just sellele Putin lootiski, arvates, et kui ta suudab sõda piisavalt kaua venitada, hakkab Ukraina lõpuks tema hiiglasliku sõjamasina surve all murduma, painduma ja lagunema. Aga seda pole juhtunud. Kui 2026 aasta algas, ei andnud Ukraina järele. Ta ei taganenud. Ta tõstis panuseid. Ukraina jätkas hävitavate löökide andmist Venemaa piirkondade naftataristule. Ukraina kiirendas täiesti uute relvade, nagu kaugmaarakett Flamingo arendamist ja kasutuselevõttu, jätkates samal ajal sõdimist liitlaste poolt antud relvadega, nagu Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist pärit Storm Shadow raketid ning muud välismaised raketid. 2026 aasta veebruaris ründas Ukraina Venemaa raketikütuse tehast Tveri piirkonnas. Märtsis järgnes sellele rünnak mikrokiipide ja raketiosade tootmise tehasele. Flamingot hakati üha sagedamini nägema. Esmalt ründas ta Kaputsinjaari polügooni, seejärel tabas Votkini tehast, mis on oluline osa Venemaa kaitsetööstuskompleksist. Ukraina täiustas samuti oma droonitaktikat, tehes midagi enneolematut ja püstitades rekordeid. Näiteks 8. märtsi ööl, kui käivitati hämmastavad 754 drooni, rohkem kui kunagi varem, sihtmärkide pihta üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Järgnenud päevadel ja nädalatel saadeti teele veel tuhandeid droone, mis lendasid 100 miile üle Venemaa õhuruumi, möödudes Kremlis kiidetud maailma juhtivatest õhutõrjesüsteemidest ja tabades sihtmärke 10 eri piirkondades. Näiteks märtsi lõpus, kui Ukraina ründas mitut Venemaa tähtsaimat naftaekspordisadamat Läänemere ääres, põhjustades ulatuslikke tulekahjusid ja enneolematuid häireid naftatööstuses. Äkitselt ei tabata enam vaid mõnda üksikut rafineerimistehast või torujuhet kord kuus või iga paari nädala tagant. Peaaegu iga päev tabatakse Venemaa majandusmasina kõige olulisemaid ja kesksemaid osi. Loendamatud gallonid õli, miljardite dollarite ulatuses kahju, ikka ja jälle. Venemaa majandus on viimaste aastate kõige nõrgemas seisus. Riigi keskpank on olnud sunnitud tõstma intressimäärasid rekordtasemele. Tavalised Vene pered maksavad Putini sõja eest, kuna igapäevaste esmatarbekaupade hinnad tõusevad ning üha suurem osa riigi eelarvest kulub rakettidele ja tapamasinatele, mitte tervishoiule ja haridusele. Iga mööduva kuuga muutub Venemaa nõrgemaks ja Ukraina tugevamaks. Andmed kinnitavad seda.
Kuigi Venemaa jätkab Ukraina linnade ja asulate pommitamist, on Kiievi väed vastutasuks põhjustanud märkimisväärset sõjalist ja majanduslikku kahju. Nende rünnakud naftataristu ja teiste võtmekohtade vastu on muutnud konflikti Kremlile igas mõttes oluliselt kulukamaks ning nad ei anna endiselt järele. Droonide tootmine Ukrainas kasvas 2023 aastal 800 000 aastas, 2025 aastaks 4 miljonini ning hinnangud 2026 aastaks jäävad 5–10 miljoni vahele. Ka rakettide tootmine on tõusuteel ning Ukraina ründe- ja kaitsevõime pole kunagi varem olnud nii tugevad, mis teeb neil veelgi lihtsamaks tuua sõda Venemaa piirkondadesse, isegi nendesse, mis asuvad sadade või isegi tuhandete miilide kaugusel piirist. Shoigu oli õigus. Ükski koht Venemaal ei ole turvaline ja Putinil on süüdistada ainult iseennast. Nüüd vaata seda videot, et saada lähem ülevaade mõnest Ukraina viimase aja kõige laastavamast rünnakust Venemaa naftarajatiste vastu. Või vaata seda, et näha, kuidas Venemaa kaotuste arv on 2026 aastal tõsiselt kasvanud. Surmade ja vigastatute arv aina suureneb, kuid uusi värvatuid, kes kaotatuid asendaksid, jääb järjest vähemaks. Ja kui soovid näha veel selliseid sisukaid analüüse, siis ära unusta täna The Military Show'd tellida.